Lõputult palju tooteid müüakse iga päev teleri reklaamide või reklaamisaadete kaudu. Enamik neist teleris reklaamitud toodetest teeb täpselt seda, mida reklaam väidab. Aga on ka neid, mis ei vasta ootustele või rikuvad mõnda muud reeglit, mis viib suurte kohtuasjade või muude juriidiliste probleemideni. 2010. alguses oli peaaegu võimatu vaadata sporti televiisorist ilma, et näeks vähemalt üht sportlast, kelle randme ümber oli kummaline plastmassist riba. Spordiprofessionaalid, alates golfaritest kuni jalgpalluriteni, kandsid Power Balance randmepaelu, uskudes, et need aitavad nende sooritust parandada. Isegi mittesportlased, kuulsused ja poliitikud kandsid neid käevõrusid, mis väidetavalt parandasid sooritusvõimet, kuid nende väidete toetuseks puudus igasugune teaduslik tõestus. Power Balance on hologrammiga käevõrude bränd, mis muutus populaarseks aastatel 2010 ja 2011. Algse brändi lõid California vennad Josh ja Troy Radarmel. Kuigi pärast Power Balance'i populaarsuse tõusu tekkis palju jäljendajaid. Käepaelad olid valmistatud silikoonist ja neil oli hologrammketas. Radarmenside sõnul katsetasid nad erinevaid tehnikaid hologrammide töötlemiseks sagedustega. Lõpptulemuseks oli hologramm, mis töötas koos keha loomulike energiatega, et suurendada kandja füüsilist sooritusvõimet. Nad leidsid, et see parandab painduvust, osavust ja jõudu. Ettevõtte veebilehel näidati videoid, kus inimesed tegid erinevaid harjutusi ilma Power Balance'i randmepaelata ja seejärel kordasid testi koos paelaga. Iga kord paranes sooritus. Need demonstratsioonid võitsid kiiresti paljude sportlaste poolehoiu ning ei läinud kaua, kui neid nähti sportlaste randmetel Super Bowlil, NBA finaalides ja Ashessil. Kui sellised inimesed nagu NBA täht Shaquille O'Neal kandsid seda käevõru, levis see kiiresti ka teistele, kes arvasid, et sellel peab olema mingi kasu, kui tuntud sportlased seda kannavad. Mõned tavalised inimesed nägid selle eeliseid, millel oli spordiga vähe pistmist. Mõned leidsid, et see aitab artriidivalu vastu või lihtsalt parandab üldist tasakaalu. Aga paljud inimesed olid skeptilised väidete suhtes, mida Power Balance esitas. Ettevõte ei laskunud hologrammi toimemehhanismide detailidesse, kuna see oli nende ärisaladus. Aga kui inimesed vaatasid hologrammi ennast lähemalt, ei paistnud seal olevat midagi, mis tegelikult võiks kehale mingit füüsilist mõju avaldada. Läbi viidi mitmeid uuringuid, kus katseisikud kandsid Power Balance'i, platseeboribasid ja üldse mitte ühtegi riba. Uuringud näitasid, et Power Balance'il ja tavalisel kummiribal ei olnud mingit vahet. Katseisikud parandasid sageli oma tulemusi teisel katsel, olenemata sellest, millist riba nad kandsid, sest nad teadsid juba, mida katse endast kujutab ja olid paremini ettevalmistatud. Oli selge, et Powerband ei olnud midagi enamat kui platseebo. Uuringuid läbi viinud inimesed rõhutasid, et see ei tähenda, et Powerband ei parandaks sooritust, kuid see efekt ei olnud seotud hologrammidega ja oli täielikult psühholoogiline. 2011 aastal esitati Power Balance'i vastu hulgaliselt kohtuasju valereklaami pärast. Kõige silmapaistvam neist tuli Austraalia võimudelt, kes sundisid ettevõtet loobuma valedest ja eksitavatest väidetest jõu, võimsuse või painduvuse suurenemise kohta. Neid sunniti samuti eemaldama fraasi performance technology kõigist reklaamidest ja pakenditelt. Power Balance püüdis väita, et see puudutab ainult Austraalia reklaami, kuid nad pidid tunnistama, et nende väidetel puudus teaduslik alus. Kui kohtuasju tuli järjest juurde, kuulutas ettevõtte välja pankrotti ja selle ostis Hiina ettevõtte, kellele oldi võlgu käevõrude tootmise eest. 9. koht. Kaalulangetustööstuse väärtus on üle $100 miljardi ja see kasvab igal aastal. Tööstus hõlmab tõelisi ravimeetodeid ja teraapiaid, mis aitavad inimestel kaalu langetada ja füüsiliselt paremasse vormi saada. Kuid paljud ravimeetodid ei tee päris seda, mida reklaamijad väidavad. 2000-ndate alguses oli üks suurimaid televisioonis reklaamitud tooteid Cortislim. Toode oli kaalulangetustablett, mis pidi toimima vähendades kehas kortisooli taset. Kortisool on keha peamine stressihormoon ja aastaid on seda seostatud kaalutõusuga. Kui palju kortisool tegelikult kaalutõusule kaasa aitab, on teaduskirjanduses endiselt arutluse all, samuti ka stressi üldine mõju kehakaalule. Kuid seda arutelu ei olnud kusagil näha üheski Cortislimi reklaamis. Cortislimi töötas välja Sean Talbot, Utah ülikooli toitumisprofessor. Talboti sõnul võisid tabletid mõjutada stressihormoone ja peatada nende põhjustatud kaalutõusu.
Tuudet tuutnud ettevõte tegi koostööd reklaamifirmadega, kes läksid veelgi kaugemale. See tablet ei peataks mitte ainult kortisoolist tingitud lisakaalu, vaid põhjustaks ka märkimisväärset ja püsivat kaalulangust. Reklaamide kohaselt oli see kõik teaduslikult tõestatud. Kliendid, kes võisid olla selliste väidete suhtes reklaami skeptilised, veendusid Cortislimi reklaamide esitlusviisi tõttu. Reklaamsaated esitati vestlussaate vormis, mis jättis mulje, et saatejuht oli täiesti sõltumatu isik, kes intervjueeris kaalulangustableti loojaid suure läbimurde teemal. Reklaamis endas oli vähe, mis viitaks sellele, et tegemist oli tasulise reklaamiga. Kuid juba 2004. aastal hakkas tõde Cortislimi kohta ilmsiks tulema. Föderaalne kaubanduskomisjon FTC esitas toote taga olnud ettevõtte vastu valeväidete kohtuasja, kuna nende väidetel puudus teaduslik alus. Mitte ainult ei suutnud Cortislim tõendeid esitada, vaid olemasolevad tõendid viitasid hoopis vastupidisele sellele, mida ettevõte väitis. Pimedates katsetes kaotasid platseebot saanud osalejad tegelikult rohkem kaalu kui need, kes võtsid niinimetatud kaalulangustabletti. Veelgi häirivam kui valed Cortislimi tableti kohta oli üks ettevõtte sõsarproduktidest, Cortistress. Enne kui see lõpetati, väitis ettevõte, et Cortistressi võib võtta osteoporoosi, rasvumise, diabeedi, Alzheimeri tüve, vähi ja südame-veresoonkonna haiguste riski vähendamiseks. Inimesed, kes püüdsid oma tulevast tervist kaitsta, kulutasid tootele $10 miljoneid, kuigi puudus igasugune tõendus selle toimivuse kohta. Pärast rohkem kui aastat nõustusid Cortislimi loojad juhtumit lahendama. Talbot väitis, et reklaamijad olid tema toodet varesti esitanud, kuid ta nõustus siiski loovutama $1,12 miljonit vara, mille ta oli pillide müügist saanud. Veel $12 miljonit trahve määrati Cortislimi ja Cortistressi turustajatele. Kuid paljud inimesed on endiselt mures, et sellest ei piisa, et takistada inimesi toote ostmisel petta saamast. See lubati jätta lettidele ja seda reklaamiti kui vahendit, mis võib aidata kaalu langetamisel osana tervislikust toitumisest ja treeningrutiinist. Kuna endiselt varitseb segadus selle üle, kui suur mõju on kortisoolil kehakaalule, võib isegi nimi nagu Cortislim olla mõne jaoks piisav, et teha järeldusi toote kohta, isegi kui reklaamis neid väiteid ei esitatud. Toitumisspetsialistid hoiatasid tol ajal, et kaalu langetamise lahendusi ei leia tablettidest, eriti mitte sellistest, mis reklaamivad kiireid ja lihtsaid meetodeid nagu Cortislim. 8. Don Lapre teenis endale hüüdnime infomercialide kuningas. Tema pooletunnised saated said ühtedeks vaadatuimateks infomercialideks televisioonis ning ta julgustas paljusid inimesi oma ettevõtteid alustama. Kuid Lapre kiire rikastumise skeemid läksid võimude jaoks liiga kaugele ning lõpuks arreteeriti ta pettuse eest. Lapre hakkas televisioonis esinema, et reklaamida krediidiparanduse äri, mille ta koos oma naisega asutas. Kohtuasjad ja muud õiguslikud probleemid viisid selleni, et ettevõte suleti ning Lapreel keelati krediiditeenuste valdkonnas tegutsemine. Kuid ta taastus kiiresti ja suunas oma tegevuse ettevõtetele, mis aitasid teistel oma firmat luua. 90ndatel alustas Don Lapre infomerciali nimega raha teenimise saade koos Don Laprega. Saade oli üles ehitatud nagu vestlussaade, kus Don Lapre müüs oma viimaseid äri- ja rahateenimisskeeme. Ta sai kõige tuntumaks oma väite poolest, et teenis $50,000 nädalas, paigutades pisikesi rubriigikuulutusi ajalehtedesse üle kogu riigi. Skiimi põhimõte seisnes selles, et nende kuulutuste paigutamine maksis vaid väikese summa. Enamik inimesi ei märkakski neid kuulutusi, rääkimata neile vastamisest. Aga paigutades nii palju kuulutusi, sai nad piisavalt tähelepanu, et toetada edukat äri. Lapre pakkus seda skeemi ja teisi sarnaseid pakette, mis sisaldasid brošüüri, helisalvestisi õpetustega ning nõuandeid kuulutuste paigutamiseks. Pakettide kokkupanek maksis talle vaid $2, kuid neid müüdi umbes $80 eest. Pakettidega ei rikutud ühtegi seadust, kuid neis antud nõuanded ei olnud tavaliselt makstud raha väärt. Kuigi need võivad tunduda petuskeemidena, julgustasid paketid siiski mõningaid inimesi oma ettevõtet alustama. Enamik ei oleks ainult Lapre nõuannete põhjal edukad. Kuid õige motivatsiooni korral võisid inimesed nende skeemide kaudu korralikku raha teenida. Lapre sattus seadusega pahuksisse, kui tema raha teenimise skeemid liikusid uue toote juurde. Aastatel 2004 kuni 2007 hakkas Lapre müüma toodet, mida ta nimetas maailma parimaks vitamiiniks. Ta väitis, et see vitamiin võib aidata mitmete haiguste puhul, sealhulgas diabeet, insult, vähk ja artriit.
kuid tegelikkuses oli see lihtsalt tavaline vitamiin. Need väited tekitasid probleeme FDA-ga, kes pidi teda korduvalt hoiatama valeväidete esitamise eest. Kuid vitamiin ise polnud peamine asi, mida Lapree müüs. Ta pakkus äri, kus inimesed said vitamiini osta, et seda ise edasi müüa. Kliendid said osta veebilehe, mis aitas toodet müüa. Need polnud tõhusad ja olid täis hüpikaknaid ning bännerreklaame. Kliendid said ka saada pakette, mis aitasid toodet silmast silma müüa. Sisuliselt oli maailma parim vitamiin püramiidskeem. Lapree sai selle skeemi kohta mitu kaebust ja see lõpetati lõpuks 2007 aastal. Aga see polnud veel lõpp. Kuigi väitel vitamiini kohta olid täielikult välja mõeldud, suutis Lapree petta vähemalt 220 000 inimest püramiidskeemiga liituma. 2011 aastal esitati talle mitu süüdistust pettuses ja kuritegeliku tegevuse edendamiseks tehtud rahapesus. Ta arreteeriti, kuid kaotas elu enne, kui jõudis kohtu ette, jättes endast maha vastuolulise pärandi. Number 7. Jalatsi firma Skechers palkas kuulsused nagu Kim Kardashian ja Brooke Burke, et reklaamida oma uusimaid jalanõusid kui ainulaadsete treeningu- ja terviseomadustega tooteid, mida ei leidu üheski teises Jalatsis. Reklaame näidati sageli televisioonis ja neid mängiti isegi Super Bowli ajal. Täna pole neid jalanõusid ettevõtte veebilehelt enam kusagilt leida, peamiselt tänu USA Föderaalse Kaubanduskomisjoni FTC kaebusele nende väidete autentsuse kohta. Skechersi Shape-Ups olid ainulaadsed jalanõud, mis väidetavalt olid loodud kandja füüsilise vormi ja üldise värimuse parandamiseks. Unikaalseks müüdiargumendiks oli jalanõu ümartald, mis oli spetsiaalselt loodud veidi ebastabiilseks. See tähendas, et kandja pidi stabiilsuse säilitamiseks kõndima ja seisma teistmoodi. Reklaamide ja tutvustavate materjalide kohaselt tähendas see väike detail, et kandja saab jõusaali treeningu eelised lihtsalt kodus või igapäevatoimetusi tehes neid jalanõusid kandes. Lisatreeningut polnud vaja teha ning jalanõud ei tekitanud kandjas tunnet, nagu oleks ta trenni teinud. Kuid juba pärast lühikest kandmisaega märkaksid nad alakeha lihastes positiivset mõju ning nende rüht paraneks. Skechers kasutas jalanõude müümiseks kuulsusi ning need olid 2009 ja 2010 aastal suur hitt, kuid see polnud nende ainus meetod kiiret vormi lubavate jalanõude müümiseks. Ühes reklaamis esines kiropraktik, kes väitis, et oli teinud nende jalanõudega sõltumatu uuringu. See uuring kinnitas väidetavalt kõiki Skechersi väiteid, mis muutis nende jalanõude populaarsuse veelgi suuremaks. Mida reklaamid ei maininud, oli see, et see konkreetne kiropraktik oli tegelikult abiellus ühe Skechersi tulundustiimi liikmega. Samuti ei olnud selgelt öeldud, et talle maksti selle soovituse eest, ning et uuringu tulemused olid valikuliselt välja toodud, et väiteid toetada. Uuringus polnud midagi sõltumatut ning mitte miski selles ei toetanud ideed, et Shape-Ups jalanõud oleksid kandjale kuidagi paremad kui ükskõik millised teised kingad. USA Föderaalne Kaubanduskomisjon alustas Skechersi vastu uurimist ning lõpuks nõustus Jalatsi firma maksma kokkuleppe osana $40 miljonit. Kõik, kes ostsid Shape-Ups või mitmeid teisi toonüvaid jalanõusid, said taotleda raha tagasi, kuid Skechers ei tunnistanud mingit süüd. Niile keelati oma jalanõude reklaamides teha mingeid väiteid treeningu või tervise kohta, kuid nad ei pidanud tunnistama, et need väited olid olnud valed. See polnud aga ainus kohtuas Skechersi vastu, mis oli seotud Shape-Ups jalanõudega. Selle jalanõu peamine müügiargument oli kaariastald, mis pidi muutma jalanõu veidi ebastabiilseks, et muuta kandja künnakut. Kuid see ebastabiilsus tähendas ka seda, et need olid vähem ohutud kui tavalised jalanõud. Üle 400 inimese esitasid kaebuse Skechersi vastu, väites, et nad olid selle jalanõu kandmise ajal kukkunud. Mõned said sidemete ja isegi luude vigastusi ning paljud vajasid arstiabi. Skechersi vastu esitati mitu kohtuasja, et aidata inimesi, kes olid selle jalanõu kandmisest kannatanud. Ettevõte jõudis enamiku juhtumite puhul kokkuleppele, kuid mõnel juhul esitati hagid liiga hilja ja need visati lihtsalt kohtust välja. Number 6. Finantskriisi haripunktis reklaamis kinnisvarakuru ja advokaat John Beck toodet, mis aitaks inimestel kiiresti rikkaks saada. Kahjuks polnud John Becki müüdud tootes midagi kiiret ega lihtsat ning tal kästi miljoneid tagasi maksta. John Beck Amazing Profits oli ettevõte, mis alustas koolitusprogrammide ja komplektide müümist umbes 2008. aastal. Reklaamitud toodete hulka kuulusid John Becki võlavaba kinnisvarasüsteem, Jeff Pauli lühiteed internetimiljoniteni ning John Alexandri kinnisvararikkused.
Ajal, mil lugematud inimesed üle Ameerika olid rahalistes raskustes, oli võimalus kõike muuta ja olukorda enda kasuks pöörata paljudele vaatajatele äärmiselt ahvatlev. John Becki võlavaba kinnisvarasüsteem oli DVD-de, CD-de ja kirjalike juhendite komplekt, mis pidi väidetavalt aitama klientidel kinnisvara abil kiiresti rikkaks saada. Üks pakutud meetoditest oli kinnisvara ostmine maksuvõla tõttu korraldatud kinnisvaraoksjonitelt. Seejärel pidi klient need kiiresti edasi müüma või välja üürima, teenides sellega suure hulga raha. Becki lubas investeeringult suurt tulu ning tema reklaamid rõhutasid, kui kiire ja lihtne see skeem on, minemata liigselt detailidesse. Igaüks, kes soovis midagi isikupärasemat, võis osta juhendamisteenuse, mille hind ulatus $195 kuni $14,995. Kuigi see tundus kallis, väitsid infomercialid, et kliendid teenivad oma raha kiiresti tagasi. Seega oli see hinda väärt. Toote ostmine võimaldas kliendil saada kontakti juhendajatega, kes olid spetsiaalselt Becki poolt välja koolitatud. Juhendajad reklaamisid telefoni teel ning andsid ka nõuandeid kinnisvara kohta, mis läksid oksjonile. Kliendid kulutasid $92 miljonit John Becki süsteemi ostmisele ja veel $175 miljonit juhendamisteenustele. Kuid enamik leidis, et nõuanded olid täiesti kasutud. Klientidele anti vihjeid kinnisvara kohta, mis läksid oksjonile, kuid need polnud sugugi need kiired tehingud, mida Beck reklaami saadetes. Need olid maatükid, millel polnud sageli ühtegi hoonet ega isegi voolavat vett. Asja tegi veel hullemaks see, et paljud inimesed, kes olid ettevõttele oma kontaktandmed andnud, hakkasid saama kõnesid igal ajal, päeval ja öösel, kus neile üritati müüa veel rohkem tooteid ja koolitusprogramme. Isegi pärast seda, kui neil oli öeldud, et nad ei võtaks enam ühendust, jätkas ettevõtte helistamist. Midagi, mis on seadusevastane. 2009. aastal esitas FTC hagi Becki ja teiste meeste vastu, kes kuulusid John Beck Amazing Profitsi hulka. Mõned kliendid olid salvestanud telefonikõnesid, mida mängiti kohtus ette. Agressiivsed müüditaktikad ning asjaolu, et enamik kliente kaotas raha selle asemel, et midagi teenida, viisid Becki ja teiste kostjate suhtes suurte trahvideni. Kuigi Beck polnud ainus asjaosaline, andis tema nimeseotus tootega sellele teatud legitiimsuse. Ta oli aastaid võidelnud petiste vastu. Tema nime internetist otsides leiaks teisi usaldusväärseid allikaid, kes soovitavad teda tema nõuannete ning kogemuste tõttu kinnisvaras ja õiguses. Pettus tuli kelleltki, keda paljud olid varem usaldusväärseks pidanud. Otsus Josh Becki ja Amazing Profitsi vastu tehti 2012 aastal, kuid alles 2025 aastal hakkas FTC maksma raha tagasi inimestele, kes olid maksnud raha teenimise ja koolitusprogrammide eest, samal ajal kui Beck ise on sisuliselt kadunud. Viimati nähti teda 9. veebruaril 2016 Oaklandis, Californias ja tema asukoht on tänaseni teadmata. Number 5. Paljudele selle valdkonna inimestele ei tulnud 2024 aasta kohtuasja CarShieldi vastu üllatusena. See kehtis ka paljude klientide kohta, kes on aastaid selle ettevõtte üle kaevanud. CarShield on sõidukite teenuslepingute ettevõte. 2005 aastal asutatud ettevõte reklaamis end agressiivsete telereklaamide ja telemarketingu meetodite kaudu. Reklaamide põhjal tundus see olevat ideaalne ettevõte kõigile, kes muretsevad selle pärast, mis võiks juhtuda, kui nende auto katki läheb. Väikese igakuise tasu eest pakkus CarShield meelerahu. Kui kliendil juhtus õnnetus või tekkis mõni muu tehniline probleem, võis ta viia oma auto ükskõik millise mehaaniku juurde riigis ja pidi maksma vaid väikese omavastutuse. CarShield lubas katta ülejäänud kulud ja pakkuda kliendile rendiautot, mida kasutada seni, kuni tema auto on remondis. Nad reklaamisid end kui paremat valikut võrreldes esinduste poolt pakutavate pikendatud garantiidega tänu suuremale valikule ja paindlikkusele. Kaitse tundus samuti olevat ulatuslik, edendades ideed, et kliendid ei pea enam kunagi remondikulude pärast muretsema. Arvestades, kui paljud inimesed Ameerika Ühendriikides oma autodele toetuvad, ei ole üllatav, et sellised ettevõtted nagu CarShield on endale suure kliendibaasi loonud. Üks CarShieldi suurimaid tugevusi oli klientide soovitused. Paljudes reklaamides esinesid inimesed, kes väitsid end olevat päris CarShieldi kliendid. Nad rääkisid oma positiivsetest kogemustest ja sellest, kui palju raha nad elusabil säästsid. Nende klientide soovituste seas olid ka kuulsused nagu Ice-T, aidates brändil inimeste mällu jääda. Aga kui potentsiaalne klient otsiks teenust internetist, saaks ta hoopis teistsuguse mulje. Võis leida positiivseid kliendi kogemusi, kuid valdav enamus internetis olevatest arvustustest olid negatiivsed.
Alles siis, kui oli vaja remonti teha, avastas enamik kliente, et nende lepinguline kaitse ei kata kõike seda, mida reklaamid lubasid. Paljud pidid ise maksma $1000, ootama pikki remondiaegu ning ei saanud asendusautot. Üks suurimaid kaebusi oli see, et paljud mehaanikud ei võtnud CarShieldi vastu. See tähendas, et klientidel oli väga piiratud valik, kelle poole nad said pöörduda. Negatiivne kogemus pani paljusid inimesi internetis küsima, kas CarShield on tegelikult pettus. 2024 aastal esitas FTC kaebuse CarShieldi ja American Autoshieldi vastu, mis on ettevõte, mis haldab CarShieldi lepinguid. Nad väitsid, et CarShield reklaamijad ja telemüüjad olid petlikud, lubades klientidele kaitset, mida tegelikult olemas ei olnud. Erinevate lepingute peenes kirjas polnud ühtegi, mis oleks pakkunud sellist ulatuslikku katet, nagu kliendid reklaamide põhjal ootasid. Kõigil pakettidel oli mingi erand, mis jättis kliendid ootamatute kuludega silmitsi. CarShield ja American Autoshield nõustusid maksma umbes $10 miljonit, et kaebus lahendada. Enamik rahast läks tagasi klientidele, kes arvasid, et on ettevõttega liitudes ostnud endale meelerahu. Ettevõtetel keerati ka oma petlike turundusvõtete kasutamine ning neil tuli tulevikus muuta kaitseulatust selgenaks. Kahjuks ei ole CarShield ainus selline teenus, mis on sattunud tähelepanu alla oma petliku turunduse tõttu. Teised ettevõtted, nagu Endurance, mis on CarShieldi peamisi konkurente, on samuti silmitsi seisnud kollektiivhagidega, kuna nad on klientidele remondinõudeid tagasi lükanud. 4. punkt. Blanchett reklaamis oma toodet kui võimalust muuta lõbus ja tervislik eluviis lihtsamaks, kuid sama toode põhjustas paljudele inimestele vajaduse arstiabi järele ning paljud jäid ootama asendustooteid, mis ei saabunudki. Blanchett asutati 2017 aastal ja järgmisel aastal tõi see turule toote, mis ta kuulsaks tegi, kaasaskantava blenderi. Blender oli väiksem kui traditsiooniline blender, kuid seda reklaamiti kui seadet, mida saab kõikjale kaasa võtta ja kasutada igal pool. See töötas laetavate akudega, mis tähendas, et segamisel polnud vaja seda vooluvõrku ühendada ning see oli piisavalt väike, et mahtuda kotti või autotopsi hoidjasse. 2020 aastal tõi ettevõtte turule Blanchett 2, mida esitleti kui täiustus nende eelmisele mudelile. Ettevõtte veebisaidi andmetel kasutas see spetsiaalseid terasid, mis olid aluses nihutatud, et tekitada keeristormi efekt, muutes segamisprotsessi palju tõhusamaks. Väideti, et koostisainet suudeti paisata kannu tagaseina poole 275 korda sekundis ning see oli 5 korda võimsam kui originaalne Blanchett. Demonstratsioonid näitasid, kui kiiresti roostevabast terasest terad suutsid koostisosad ühtlaseks pastaks muuta. Kuid asi on selles, et toote ostmisel on oluline veenduda selle ohutuses. Kuid arvestades, kui hävitavad selle blenderi terad võivad olla, oleks see antud juhul veelgi olulisem. Blanchett reklaamis lukustusrežiimi, mis peaks takistama juhuslikku segamist. See tähendas, et seda oleks ohutu jätta käekotti või isegi otse sellest juua. Kahjuks avastasid kliendid üsna pea, et see polnud nii ohutu, nagu Blanchett väitis. Üks suurimaid probleeme, millega kliendid silmitsi seisid, oli see, et terad tulid lahti või hakkasid segama siis, kui need pidid olema välja lülitatud. Mõned kliendid said lõikehaavu ja vigastusi, mis vajasid arstiabi, eriti kätele ja käsivartele ning olukorda tegi hullemaks see, et mitmel korral teatati seadme põhja süttimisest, mis põhjustas kahju nii blenderile kui ka ümbritsevatele esemetele. Võimud said sadu teateid vigastest blenderitest ja 2023 aasta detsembriks pidi Blanchett tegutsema. Ettevõte andis välja tagasikutsumisteate, milles toodi esile tooted, mida oli müüdud ajavahemikus 2020 aasta oktoobrist kuni 2023 aasta novembrini. Isegi kui toode ei olnud näidanud mingeid ohtlikkuse märke, paluti klientidel selle kasutamine lõpetada, kuna risk oli liiga suur. Asendustoote saamiseks paluti klientidel lõigata blenderi sees olev O-rõngas läbi ja saata fototõendiga, et nende blender oli tagasi kutsutud mudelite hulgas. Seejärel öeldi neile, et nad saavad uue aluse, et nad saaksid toodet edasi kasutada. Vähemalt üks inimene sai uue aluse, kuid sai vigastada, kui selle uue blenderi terad rikki läksid. Toode polnud ikka veel ohutu. Lugematud kliendid ei saanudki asendustoodet. Kui isikukahju advokaadid hakkasid ettevõtte vastu kohtuasjade jaoks kliente koguma, tuli veel üks uuendus. 2025 aasta suvel, pärast aastat ootamist asendustoota järele, võttis üks klient abi saamiseks ühendust kohaliku uudistekanaliga. Uudistekanal püüdis saladuse jälile jõuda, kuid avastas, et Blanchett oli ilmselt tegevuse lõpetanud.
Ameerika Ühendriikide tarbijatoodete ohutuse komisjoni andmetel ei tegutsenud Blanchett enam alates 2025. aasta maist. See tähendas, et tagasikutsumise meede ei olnud enam jõus ja ainus võimalus klientidel oli oma blenderid lihtsalt ära visata. Asja teeb veelgi segasemaks see, et Blanchetti veebileht töötab siiani ning ettevõtte sotsiaalmeediakanalid reklaamivad uusi tooteid ka pärast seda, kui äritegevus on lõpetatud. Kolmas. Tundub, et enamik suurimaid kohtuasju, mis puudutavad telekaubanduse tooteid, on algatatud tarbijate poolt, kes pole saadud kaubaga rahul. Kuid paljud kohtuasjad ja õiguslikud vaidlused ei ole üldse seotud tarbijatega. Selle asemel käivad need erinevate ettevõtete vahel, kellel on sarnased tooted, vaieldes selle üle, kas nende tooteidee on varastatud. Ettevõtte Telebrand sattus paljude nende vaidluste keskmesse. Telebrand oli esimene ettevõte, kes reklaamis end TV-s tuttav logoga. See reklaamib tooteid, mis ulatuvad Ambrosia päikeseprillidest kuni Pocket Hose'ini. Tänapäeval kannab ettevõtte nime Bulbhead, kuid see on endiselt seesama organisatsioon, mis eksisteeris juba 80-ndatel. 2010. aastate lõpus hakkas Telebrand reklaamima mitmeid tooteid, mis olid kõik loodud selleks, et täita kiiresti korraga mitu veepalli. Kõige kuulsam neist oli Battle Balloons mänguasi, kuid turustati ka teisi variante erinevatele sihtrühmadele. Disain oli lihtne. See koosnes torudest, mis ühendati veepallidega ja millel oli üks ava, mis kinnitati vooliku külge. See mitte ainult ei täitnud veepalle kiiresti, vaid pallid ise sulgusid iseenesest. See oli loodud selleks, et minutiga valmistada 100 veepalli, muutes veesõjad suurtes majapidamistes palju lihtsamaks. Kuid samal ajal, kui Battle Balloons ja sarnased tooted olid müügil Ameerika Ühendriikide poodides, üritas teine ettevõte müüa täpselt sama toodet. Aastaid varem tuli Josh Malone selle mänguasja ideele pärast seda, kui ta oli veetnud tunde oma 8 lapse jaoks veepalle valmistades. Ta soovis midagi, mis teeks selle töö kiiremini ära, kuid turul polnud midagi sellist olemas. Ta kujundas veepallikimbu, mänguasja, mis nägi silmatorkavalt sarnane välja Telebrandi lahingupalliga. Malone reklaamis seda mänguasja Kickstarteris ja sai lõpuks rahastuse. Ettevõtte Zero in Tennis Enterprises hakkas Malone oma toodet tootma, kuid avastas, et Telebrandi toode oli juba poeriiulitel olemas. Malone'i sõnul jälgis keegi Telebrandist tema Kickstarteri kampaaniat. Ettevõtte esindaja oli üks tema esimestest klientidest ning nad kasutasid tema disaini, et luua omaenda mänguasi. See juhtus ajal, kui Malone'il oli selle idee patent olemas. 2017 aastal ütles Telebrandi tegevjuht A.J. Kubani, et nende esimese veepallimänguasja turule toomise ajal ei olnud ühtegi kehtivat patenti ega avaldatud patenditaotlust. Nad väitsid, et neil polnud põhjust arvata, et nad ei võiks luua Battle Balloons või muid sarnaseid tooteid. Malone ja ettevõtted, kellega ta koos töötas, ei olnud selle väitega nõus. 4 aasta pikkuse protsessi käigus väitsid nad, et mitte ainult ei rikkunud Telebrand nende patenti, vaid ettevõte tegi seda teadlikult. Alguses püüdis Telebrand oma disaini muuta, et see oleks piisavalt erinev ja patent ei kehtiks, kuid oli selge, et tegemist oli ikkagi sama tootega, mis töötas samadel põhimõtetel nagu Bancho Balloons mänguasi. Lõpuks leidis vandekohus, et Telebrand oli teadlikult patenti rikkunud ning määras Malone'ile ja Zero in Tennis ettevõtetele suured kahjutasud. Kohtunik otsustas minna veelgi kaugemale. Telebrand oli kogu protsessi vältel olnud häiriv ning kohtunik kahekordistas summa, mille ettevõte pidi maksma. Kogu katsumuse lõpus määrati Malone'ile umbes $31 miljonit, millest osa pidid maksma poed, mis olid müünud võltsitud mänguasju. Number 2. 2008. Aastal hakkasid televisioonis ilmuma reklaamid, mis tutvustasid traditsioonilist Jaapani tehnikat, millel väidetavalt olid hämmastavad tervisega seotud eelised. Kanoki halaplaastrid mängisid inimeste hirmudel vee- ja õhusaasteainete ees, julgustades tarbijaid ostma nende toodet, et kaitsta end paljude haiguste eest. Petlik reklaamikampaania tõi neile miljoneid dollareid, kuid viis ka FTC uurimiseni, mis võttis neilt kõik. Kanoki korraldas arvukalt reklaamikampaaniaid televisioonis ja internetis, et oma toodet reklaamida. Ühes reklaamis küsiti, kas vaataja mürgitab end vältimatute toksiinidega toidust, veest ja õhust. See oli tol ajal kasvav hirm, eriti kuna üha rohkem inimesi sai aru, kui palju kahjulikke ja ohtlikke kemikaale oli reostuse kaudu keskkonda sattunud.
Toksiinidest vabanemiseks ja paljude sümptomite leevendamiseks reklaamid tutvustasid iidset Jaapani saladust täiuslikuks terviseks. Toode oli kleepuv padi, mis asetati ööseks jalale. Reklaamide kohaselt tõmbas see toksiine jalgade kaudu kehast välja, kuni kasutaja magas, jättes inimese hommikul tervema ja värskemana tundma. Nende toksiinide hulka kuulusid raskmetallid, ainevahetusjäägid, tselluliit ja isegi parasiidid. Reklaamides näidati kasutatud Kanoki jalaplaastrit, mis oli kaetud pruuni lõgaga. Väidetavalt selle tulemusena, et kõik kahjulikud toksiinid olid inimese kehast välja tõmmatud. Kuid see polnud ainus tõend, mida esitleti väitmaks, et jalaplaastrid tõesti toimivad. Reklaamides esitleti ka tabeleid, mis pidid väidetavalt olema laborikatsete tulemused, mille kasutajad olid läbinud. Tabelid näitasid märkimisväärset plii, elavhõbeda ja asbesti vähenemist. Pole üllatav, et paljud inimesed muretsesid oma tervise pärast ja selle pärast, mida nad oma kehasse panid ning reklaamid tõmbasid neid ligi. Isegi need, kes tunnistasid, et nad ei mõista, kuidas jalaplaastrid töötavad, võisid tõendite põhjal uskuma jääda, et need siiski toimivad. Toote atraktiivseks muutmiseks polnud ainsaks põhjuseks selle detoksifitseerivad omadused. See reklaamis end ravina kõrge vererõhu, depressiooni ja teiste meditsiiniliste seisundite vastu. Keegi, kes tõesti nende all kannatab, võib olla valmis proovima kõike, et meist vabaneda. Kahjuks oli aga kogu reklaamides esitatud tõendusmaterjal täielikult välja mõeldud. Ükski Kanoki väidetest ei põhinenud tegelikel tõenditel. Katsetega tõestati, et jalapadjakesed muutusid mustaks või pruuniks tavalise inimhigiga toimunud keemilise reaktsiooni tõttu. Isegi kraanivesi või aur põhjustasid sama reaktsiooni, mis näitas, et värvimuutusel polnud mingit seost ühegi kahjuliku ainega, mida oleks kehast välja tõmmatud. Ekraanil näidatud laboritulemused olid samuti võltsitud ning ükski teaduslik uuring ei toetanud reklaamides esitatud väiteid. 2009. aastal algatas FTC kohtuasja Kanoki jalapadjandite turustajate vastu. Neile esitati süüdistus eksitavas reklaamis ning pärast pikka kohtuprotsessi kästi jalapadjandite tootjatel lõpetada kõigi seadmete müük, mis väitsid ravivat haigusi, omavad tervisele kasulikke omadusi või mida turustati sellisel viisil. Neid kohustati maksma ka $14,5 miljonit. Järgnes ühishagi, mille tulemusel said kliendid raha tagasi toodete eest, mis ei töötanud. Esimene koht. 2000-ndate alguses pakuti kroonilise valu all kannatavatele inimestele leevendust metallist käevõru näol, mis väitis, et kasutab nii vana kui uut tehnoloogiat. Hilisõhtused reklaamsaated tegi Q-Ray käevõrust ühe tuntuma valu leevendamise seadme ning seda tootnud ettevõte teenis miljoneid $. Kuid uuringud tõestasid, et see ei olnud tõhusam kui placebo. QT, ettevõte, mis oli Q-Ray käevõru taga, asutati 90ndate keskpaigas Andrew Parki poolt. Park väitis, et ta sattus esmakordselt varu leevendava käevõru peale Barcelonas 1994 aastal ja see aitas tal kohe alaseljavalu vähendada. Mõne aasta jooksul hakkas ta müüma omaenda käevõrusid, mis pidid leevendama valu ükskõik millisest kehapiirkonnast. Q-Ray turunduse kohaselt oli metall läbinud ioniseeriva töötluse, mis andis sellele valu leevendava jõu. See toimis, kasutades samu energiavooge ja kanaleid nagu traditsiooniline Hiina meditsiin, näiteks nõelravi. Q-Ray oli mõeldud kandmiseks randmel samadel punktidel, mida nõelravi sihib, võimaldades ioniseeritud metallil optimeerida keha loomulikku positiivset energiat. Nagu paljud teisedki telemüügi tervisetooted, mis osutusid pettuseks, näis ka Q-Ray toetuvat teadusele. Ühes telemüügi saates tõid nad kohale kiropraktiku ja teadlase terviseteaduste ülikoolist, mis näiliselt andis tema arvamusele teatud legitiimsuse. Riiklik terviseteaduste ülikool on erakool, mis pakub kraade loodusravi ja nõelravi alal. Kiropraktik kasutas infrapunadermograafilist kujutisseadet, et vaadata inimest, kes kandis Q-Ray käevõru. Kujutis näitas, et keha oli enne käevõru kandmist kuum ja seetõttu valulik. Aga kui patsient kandis käevõru, keha jahtus ja valu taandus. Kuid põhjalikumad uuringud näitasid, et Q-Ray ei pakkunud mingit valuleevendust. Mayo kliiniku uuring näitas, et valu all kannatajad kogesid käevõru kandes küll mõningast leevendust, kuid see ei olnud suurem kui leevendus, mida nad kogesid placebo-seadet kandes. Teadlased olid üllatunud, kui palju valu leevendas placebo, kuid neid ei üllatanud, et Q-Ray seade ise valu ei leevendanud. Isegi kiropraktik, kes astus üles reklaamsaates, ei uskunud, et Q-Ray ise põhjustas valu leevendust, mida ta nägi.
välja arvatud see, et patsient uskus, et see teeb midagi. Föderaalne Kaubanduskomisjon FTC algatas kohtuasja QT vastu. Kohtus tunnistas seadme looja, et ainus põhjus, miks ta kasutas sõna ioniseeriv, oli see, et Polaroid takistas tal kasutada sõna polariseeriv. Tema imeseadme loomisel kasutatud teadus oli täielikult väljamõeldis. Sellest hoolimata väitsid tema advokaadid, et inimesed kogesid tõepoolest valuleevendust ja selle kohta oli olemas tõendusmaterjal. Nad tunnistasid, et valuleevendus tulenes platseeboefektist, kuid see efekt põhineb inimeste usul, et platseebo toimib. Põhjus, miks nad seda uskusid, oli petlik reklaam, mis tähendas, et just Q-ray kandmine tekitas neis tunde, et varu leeveneb. See oli argument, mida kohtunikud ei aktsepteerinud. Petlik reklaam ei ole seaduslik, isegi kui see toob kliendile kasu. Oma lõpikus otsuses kirjutas eesistuv kohtunik, tsiteerin: kostjad oleksid sama hästi võinud öelda. Basuulikud olendid 17. dimensioonist kasutasid seda käevõru majakana, et leida inimesi, kes vajavad valuleevendust ja viia nad igal ööl oma kodumaailma, et pakkuda tervist viisidel, mis on meie teadusele tundmatud. QT üritas mitu korda edasi kaevata, kui lõpuks sunniti teda tagastama hinnanguliselt 22,5 miljonit kasumit ja 87 miljonit tagasimaksetena. Toodet müüdi edasi, kuid nüüd väitis ettevõte, et ravi toimib pigem enesejõustamise kaudu kui millegi teadusliku kaudu. Aitäh teile, et vaatasite! Kui teile see video meeldis, siis kindlasti vajutage meeldib nuppu. Ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste videotega. Mina olen Top 5 Unknowns ja kohtume järgmises videos.